Tere õhtust, koeruinimesed! Täna 14. juuni öösel 75 aastat tagasi viidi ära kümned tuhanded inimesed vägivaldselt oma kodudest. Aitäh teile kõigile, kes te olete tulnud meenutama. Ja siit edasi annan ma sõna meie valla aukodanik Uno Aanile. Tere õhtust, armas rahvas! See oli tõesti 75 aastat tagasi, 14. juuni hommikul 41. aastal, kus inimesed meie vallast valmistusid Einale. Veel oli viimane pühapäev ja laupäev enne suurt heinategu. Valmistati paremat söökisi. Niisama juhtus ka meie praegusel kõige eakamal inimesel, kes 41. aastal 11-aastase poisina pidi lahkuma siit maalt. Ema tegi veel sepikut, sõtkus seda, et isa saab veel enne heinatööd käia kalal Jõekülas, teised sõbrad olid juba ees, aga samal hommikul sõitis ette auto ja algas ränk tee Siberimaale. Väindirve vald oli selle valla nimi tol ajal, kui praegu on Koeru, ja siit saadeti sellele karmile teele 19 inimest. Nendeks olid taluperemehed Hervita, Mõisasüdame pere Suurkivi, Suurkivi August, Suurkivi Hanna, Suurkivi Linda, Suurkivi Heli, Suurkivi Lea, Suurkivi Õie. Suurkivi August oli vandeadvokaat ja Suure talu peremees, Väindirve või Hervita mõisa omanik. Peale vabadussõda sai ta selle koha endale valida. Endine vallavanem, kes juba 1935. aastal püstitas ausamba nendele meestele, kes langesid 1905. aastal. See ausammas asub praegu meie vallamaja ees ja me oleme seda päevi alati tähistanud. Aleksander Aas oli tubli peremees, väga korras talu Tudres ja temaga kaasas läksid tema abikaasa Leontine, vanaema, Ülo vanaema Elisabeth ja siis Ülo. Samast külast läks ka teine tubli talu pere Vilja Jüri ja Vilja Hanna. Koerust seisis see tee ees endisele kaupmehele Evald Johannes Bauerile ja maalermeistrile Evald Douglasele. Siidel Rudolf töötas veel selle ajal Väindirve valla ametnikuna ja ka teda pisteti sinna auto peale ja öeldi, et sa lähed tõlgiks, aga ka tema pidi oma elupäevad lõpetama seal vangilaagris. Väindirvest pandi masina peale Kirill Molotsov ja Olga Molotsova. Siis Koerust sai veel
varem juba oma sõidupileti kätte Juhan Randma ja Vahukülast Juhan Õnnepalu. Õnnepalu, meie luulemees ja kirjamees, selle vanaisa. Nii see tee algas. Siit viidi rahvas rakkejaama, kus oli siis Esselon ees, aga esiteks kohe, kui vagunitesse saadeti, läksid naised, lapsed ühte vagunisse ja mehed kõik paigutati teisi vagunisse. Sellel ajal siinsamas Koorust läksid läbi kõik need, keda küüditati meil siit Järvamaalt. Enamus läks kõik Rakkejaama, osa Tapa jaama. Ja Rakkest liikus siis Esselon Venemaa poole. Peale Vene piiri eralditi aga need vagunid, mis olid meestele jagatud, need viidi siis Siberi vangilaagrisse ja naised ja lapsed saadeti siis edasi Siberisse. Ja see ränk tee algas neil samamoodi. Ega nii kergesti see ei läinud, sest 22. algas suur sõda ja juba siis liikusid vastu suured Esselonid ja need meie küüditatudega pidid ootama oma järjekorda. Ja neil see elu oli ootamatu, mis sest saab. Aga üks mõte oli ikkagi siis veel, et Saksa sõjavägi jõuab juba Eestisse ja ta vabastab Eestimaa ja nad saavad tagasi. Aga kahjuks see ei õnnestunud. Ja praegu meie pingil istuv Üloas jõudis tagasi 14. juunil 1958. Täpselt 17 aastat oli ta võõral maal. Ka see päev oli laupäev. Aga sellest on veel vähe. 8 aasta pärast jõudis ikkagi see Vene võim tagasi ja kui 41. aastal oli ette nähtud järgmine küüditamine mõne aja pärast, aga see ei saanud teoks, siis 49. aastal see täideti nende venelaste poolt ja meilt viidi, näete siin kokku 41. aasta rahvaga 62 peret ja 184 inimest. Me oleme meenutanud neid päevi siin, neid mälestuspäevi. Ja see kivi sai paigutatud siia, kui me meenutasime päevi nendest, kes 49. aastal viidi ära. See kivi sai toodud viimase Väindirve valla vanema Martin Ahe põllu pealt, kes ka siis sinna Siberimaale viidi ja ta pärast ikkagi jõudis tagasi. Nii on see ajaratas siis käinud. Aga meie rahvas elab veel. Ja noored, pidage meeles, oleme valvsad, et selline asi enam ei tohiks kunagi korduda ja et Eestimaa jääks kõigile eestimaalastele. Aitäh! Tere õhtust, austatud siinviibijad! Nagu juba Uno ütles, siis eks me selle väikse riigis elanikena olles on üks oht kogu aeg taeva kohal ja loodame, et me oleme sellega kõik juba harjunud. Aga
maailm on üldse erinevaid tegemisi ja rahvast täis. Küll on represseerimisi, küll on genotsiidi, küll on igasuguseid massimõrvu, nii et ju see looduse poolt kõik on paika pandud ja loodame, et seda on vähem ja veel vähem. Vallavalitsuse ja volikogu nimel austame ja langetame pea nende ohvrite eest ja paigaldan ka väikese lillekorvi. Aitäh! Ma otsisin tänaseks päevaks pühakirjast tükk aega vajalikku salmi ja leidsin selle lõpuks Jeremiia raamatust, kus öeldakse, et püstita enesele märgikivi, aseta teeviidad, pea meeles maanteed, rada, mida mööda oled käinud. Pühakiri ütleb, et pea meeles seda rada, mida oled käinud. See on Jumala soovitus rahvale. Õpi midagi sellest, mis on olnud. Hoidu radadest, mis on juba kord viinud õnnetusse. Täna meenutatakse küüditatuid, oma kodust vägivaldselt ja kohtuta välja kistuid ja neid, kellest koju naases vähem kui pooled. Me meenutame täna neid aegu ja me palvetame kõigi kannatanute eest, kõigi hukkunute ja alandatute pärast. Marie Under kirjutas pärast esimest küüditamist 1941. aastal: olen nagu tagurpidi sõudja, silmad ikka minevikku sätet, tagurpidi siiski kodusõudja. Ent mu hõimud kodutuks on jäät, ikka mõtlen neile, kes siit viidi. Taeva poole karjub nende äng, nagu oleksime kõikses süüdi, et neil puudub, meil on söök ja säng. Mida saame teha, mida lubada, kuidas kaasa aidata sellele, et ajalugu ei korduks? Mida teha olnuga, kas unustada? Jumal ütleb meile, et püstita enesele märgukivi, aseta teeviidad, pea meeles maanteed, mida mööda oled käinud. Öeldakse, et iga inimene pidi kõige viimasemas hädas pöörduma Jumala poole, ka kõige paadunum ateist. Aga palvetamiseks ei pea ootama viimset häda. Meie osa on palve. Palve nende pärast, kes kannatasid, ja palve oleviku ja tuleviku pärast. Meil on minevikku meenutades üks võimalus: elada ise nõnda, et me ei põhjustaks valu ja kannatusi ning et me ei elaks nii, et oleksime vaenlasele kerge saak. Ja me palume. Issand, ole oma armu ja halastusega hoidmas neid, kes on läinud läbi valu ja vaeva, läbi kurjuse kadalippu. Issand, sa tead, millist valu ja meeleheidet on kogetud. Sa tead, kui julm võib olla inimese julgus. Me palume, laota oma õnnistus üle kõikide nende, kes on käinud mööda kannatuse rada, kes on kistud oma kodudest ja lahutatud lähedastest. Aita meid, anna meile tarkust, et valiksime tee, mis viib ellu, et kunagi enam ei peaks korduma see, mida oleme meenutanud oma rahva ajaloost. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle, Jumala Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen. Kellele ma kaeban kurja, Kalju Lepik. Ruttasid relsside raual rattad, kus lihav valu värvi, valu lumevalget värvi, risti ei kellegi haua. Kõrged kuused kohisesid,
ainukesed kaasa tundnud. Magav maimuke kambrist risti, taadi sülest kogunist. Mulla alla taad magama, sinna, kus viha valu värvi. Risti ei kellegi aua. Rattad ruttasid raual. Kellele ma kaeban kurja, kellele kurja kargaks turja. Ühel on pehme süda, teisel on külmata kesa, kolmas mõtleb mõnusasti. Kuused kurvalt kohisegu, lepiku lapsed leinaku, tammed tigedalt tõrelgu. Ruttasid reltside raual rattad. Tere õhtust, armsad inimesed! Me tõesti kohtume siin mitu korda aastas ja ühe noortejuhi süda rõkkab tegelikult rõõmust, kui meie järeltulevad põlved oskavad ka väärtustada neid mälestuspäevi, neid ühiseid koos viibitud hetkeid, mil me meenutame sügava austusega neid inimesi, kes pidid minema ja kogu lugupidamine nendele inimestele, kes tulid tagasi, kes said võimaluse tulla tagasi oma koju ja siin rajada uuesti oma kodud, sünnitada lapsed, rajada perekonnad, asuda tööle ja me tõesti tunneme siiralt head meelt, et olete meie kõrval ja kuni olete meie kõrval, nii kaua räägime me sellest ja me ei unusta seda. Ja neid eelnevaid mõtteid mõeldes tekkiski selline idee, et saame seekord kohvilaua taga kokku. Ja nii saigi küpsetatud maitsev kringel ja head sõbrad, teid ootab kohvi ja tee ja te olete palutud kõikide noorkotkaste, kodutütarde, naiskodukaitsjate ja kaitseliitlaste poolt Koeru üksikkompanii kodusse, mis asub aadressil Põllu 28. Et me väga-väga ootame teid täna sinna.